Mhm, tere, kallis mhm. Youtube'i tellija ja klubi liige, teie kõik. Ma olen teile väga siiralt tänulik, et te olete siin, jälgite ja panete ka pöidlanuppe. Täna on meil uus külaline. tere, meil on külas Ain. tere, Ain. Tere, tere. Ja teate, kuidas selle Ainuga me tuttavaks saime? Siis niimoodi, et ta oli Soomes siis, ma ei mäletagi, mis päev see oli, kas äkki 17. november või 15. november äkki, enam ei mäleta. Aga oli vestlusõhtu, selline esimene proov ja Ain oli seal. Ja Ain tuli üllatuslikult, ma ei mäleta, kas Ain olid registreerunud üldse või ei olnud? Olin, Olid jah. olin. Aga, aga siis Ainil oli siis veel üks huvitav asi seal kotis kaasas. Ja peale seda, te kohe saate teada, mis tal seal oli kotis kaasas. Jõuluvana meil. Ja, et aga siis meil läks üks asi teise peale ja siis selle vestlusõhtu järgi tekkiski see mõte, et me võiksime koos olla siin. Ja nii nagu mul kombeks ikka, ma kasutan siis edukuse koodi, mis me arvutasime siis Aini sünnipäeva kuu ja aasta järgi ja vaatame, kuidas ma neid siis seon selle jutuga, mida Ain meile rääkima hakkab. Ja alguses kohe ütlen siis, et tema kood on 78412. Et sina, kallis naine, kes mind aitad, et siis võid panna sinna kommentaaridesse tema siis Aini selle edukuse koodi. Ja hakkame vaatama, kuidas see on teda siis aidanud. Aini siis selle perioodi keskel, kuidas ta siis siiamaani on nüüd toimetanud oma tegevustega. Ja tere veel kord, Ain, ja räägi, kes sa oled selline ja kust sa tuled, mida sa teed, mida sa teinud oled ja vaatame, kuidas siit meil see vestlus toimuma hakkab. Ja tere veel kord. Et, et jah, et mind, mind on nagu üleüldse nagu kogu elu nagu huvitanud sellised natukene võib-olla erilised asjad. Et ka see numbrite keel on nagu, no numbrid ma leidsin tegelikult eelmine aasta kuidagi juhuslikult ja siis nagunii köitsid need mind. Et, et ja nüüd ma jah, olen neid uurinud ja et, et väga võimsad asjad, väga vanad, väga võimsad. Ja siis ma jah, sinna sattusin ja mul oli kaasas seal teeseen, mida ma olen nagu mõnda aega ise joonud ja siis lihtsalt mitte mingis reklaami mõttes, aga ma lihtsalt võtsin selle kaasa, et inimestele pakkuda ja kuna ta on nagu selline väga-väga tervislik jook, siis nii see läks jah. Ja, ja jah, selline väga-väga vana jook ja, ja seal ka tundus, et inimestele paljud teadsid muidugi, aga paljud ei teadnud ja prooviti aga ise ma nagu joon teda väga suure naudinguga ja selline käärinud jook, et ma arvan, et parem tunduvad kui need joogid, mis siin poodides müüakse, et niisugune kodune ja mõnus. Kas seda teejooki saab seda kombutšaks ka nimetada? Ma olen kuulnud Ja mingit see sellist ongi nime. kombutša, et see on nagu see välismaa nimi. Ja, mina olin küll väga üllatunud, kui sa tulid sinna ja siis sul oli seal purk. Ma alguses ei saanud aru, mis sul seal kotis on, kui sa selle välja tõstsid, siis mul oli täiega nostalgia. Et ma mäletan, kui ma olin väike tüdruk, me elasime korteris ja siis emal suvises mingisugune selline purgikene alati kuskil seal, et siis sellised mingid teejoogid, mida siis me seal jõime, siis vahepeal pandi jälle see sinna. Ja siis, kui ma olin mingil perioodil juba seal esimene laps oli, siis me ka ämmaga innustusime mingi sellise purgikese muretsema. Ma ei mäleta enam sellest midagi ja saad aru, kui sa tulid sinna sisse, ma vaatan, et täitsa lõpp, ainuke, mida ma mäletan, et ta on nagu karastusjoogi maitsega. Ma sõin, Mhm. jõin seda innukalt seal ja siis
siis, kui sa ütlesid, et kes tahab oma pudeleid täita ja siis olidki ära läinud seal ja minu pudel jäigi tühjaks. Et siis ma mõtlesin, kurja, ma pean see üles otsima. et kuidas sa üldse sinna teele nagu jõudsid, et nüüd selle seene, ma ei tea, kuidas siis ütelda nüüd, teeseen äkki või mis ta nimi on? jah, las ta olla siis teeseen nagu eestipäraselt võib-olla, et noh, hoiame siis ma ei tea, niimoodi. jah. jah, et Mhm. selle joogi peale tulid, et kas sa oled seda eluaeg kuidagi kasutanud või siis see on ka selline ununenud, oota, vana hea ununenud või ma ei tea, kuidas see ütlus on, et ka periooditi näiteks vahepeal kasutanud, siis jälle paustunud ja siis uuesti või siis sa lihtsalt niimoodi jõudsid selleni ja kohe hakkasidki seda tarbima ja mida see sinuga teinud on näiteks või kuidas sa ennast tunned seda juues? ja see ongi huvitav, et ma olen ikkagi piisavalt vana mees juba, on ju, ja tegelikult ma joon seda nüüd kolm kuud, on ju, umbes, ja ma tegelikult 3 kuud tagasi jõingi seda esimest korda elus. Et Mm. see on nagu kõige ägedam, on ju, et et jah, et ma nagu õega kuidagi tuli nagu jutuks, on ju, ja ma, õde elab mul Eestis ja siis ma käisin seal ja temal on. Ja siis ma nagu, ta andis mulle selle kaasa ja super, lihtsalt super, on ju, et kui nüüd nagu sellest, et noh, kuna see ei ole mingi pikk aeg, et siis ei saa nagu siin nagu mingisuguseid suuri asju nüüd välja käia, on ju, et ega ei teagi, aga see no üks asi on selle kohta niimoodi, mida ma olen nagu uurinud siin, et seda ei saagi nagu sellest seenest ei saagi nagu täpselt teada, on ju, eks ole, et ta on kogu aeg, kuna ta on elus, siis on ta kogu aeg nagu muutumises, on ju, eks ole, et teda ei saa nagu lõplikult nagu uurida, mis ta selline on ju, eks ole, et täna on ta selline, homme on ta selline, on ju, eks ole, ülehomme on ta selline, et ta kogu aeg nagu toimetab seal. Mm. Aga mida ma nagu kindla peale tunnen, on see, et nagu uni on nagu tunduvalt paremaks läinud, nagu kohe on, et kuna ma olen siin umbes 7, on ju, et siis ma nagu, mul on, noh, ma olen niisugune ka öösel nagu väga kõva mõtleja, on ju, et nagu väga kõva mõtleja kohe. Ja eks neid tunde on ilmselt läinud sinna mõtlemise peale öösiti ikka tuhandeid, et see nagu jah, see nagu tõmbab niimoodi selle stressi ka jah, et nagu nii maha, et tõesti on nagu selline väga hea. Ja mis veel siis, et ma joon teda hommikuti ja siis selles mõttes, et see, kuidas ta, ma joon selle tassitäie ära, seal mingi 250-300 grammi ja peale seda on siis nagu niisugune selline kõhule pai või selline tunne on nagu kõhus, on ju, eks ole, et kuidas ta nagu hellitab, et siis nagu see kõht hakkab kuidagi vaikselt, õrnalt, niimoodi hellalt tööle, või no niisugune jah, selline hästi hea tunne, on ju, et jah, et selline, aga muidu ta teeb veel siin igasuguseid, noh, üleüldse nagu see soolestikuprobleemid ja kõrge kolesterool ja isegi siin õietolmu allergia ja noh, mis iganes on, sellest on nagu tohutult palju kirjutatud siin igalt poolt, kellel nagu vähegi huvi on, kindlasti saab siin juurde lugeda ja vaadata neid asju, et kas kuidagi niimoodi jah. aga mida sa enne seda DSE-d nüüd oled teinud või mingisugused kogemused, et sa ütlesid, et mu õde elab Eestis, et kus siis sina elad? Ma elan Soomes 5-16 aastat juba, et ma olen nagu noh, nagu need asjad käivad, on ju, et 2010 ma tulin Soome, olen ehitaja olnud siis juba siin 30 aastat kokku, et siis nüüd hetkel siis pool nagu Eestis ja pool Soomes on ju, et jah, kuidagi niimoodi on läinud, et aga nüüd kuna ma nagu noh,
hetkel on selle on ka Soomes selle ehitamisega, kuidas on, eks ole, et kui ma Eestist nagu tulin Soome ehitama, siis oli Eestis nagu väga halb aeg ja Soomes oli nagu tööd palju, aga nüüd on ka Soomes nagu siuksed suht viletsad seisud, et nii see on jah, aga, aga jah, see seen, et ma nagu, ma joon ka nagu igasuguseid taimeteesi veel ja selliseid asju ka, et nagu kuidagi on nagu see selline nagu see tervise hoidmine on nagu, on kuidagi nagu päevakorral igatipidi. Ma teen palju sporti ma tahtsingi just käin. praegu natukene siin, oota, lõpetama lause ära, teed palju sporti ja käid? Ja käin, kõnnin veel juurde ja toitun tervislikult, noh, nii palju, kui ma tegelikult nagu viitsin, on ju, aga jah, et ma peaaegu aasta aega ei söö liha juba ja kõik siuksed asjad ka veel, on ju, et seda ma sulle ennem ei öelnud, see las olla siukene Üllatus. et kui Ain ütleb, et ta enne mulle seda ei öelnud, siis ma ikka või siis me tegime väikse sellise eelsoojenduse, vestlesime natukene ja leppisime kokku, et mida ja kuidas, ja kuna Ainiga nägimegi siis üksteist ainult seal vestlusõhtul, nii et siit selline tore loomine, et vaatame, kuidas meil need asjad siit veel edasi lähevad. aga natukene tahan nüüd seostada seda, mida ma kuulsin siis sinu edukuse koodiga. Ja siin see 7, vaadake siis, kellel on edukuse koodis number 7, see viitab alati sellele, et sa peaksid olema liikumises. Ja liikumine siis igas mõttes, et kas oma igapäevatoimetustes või siis, mida mina olen nüüd tähele pannud numeroloogiliselt, on see, et alati, kellel on siis number 7, on kuidagi seotud ka välismaaga, et kui me kõik oleme ju kuidagi eestlased, mina ju samamoodi eestlane, eks ju, Eestimaalt pärit ja ma olen ka Soomes, siis väga paljud 7 omanikud on ükskõik kus välismaal siis oma kanda vahepeal kinnitanud, kas mingi õppe kaudu, koolituste kaudu, võib-olla seal, ma ei tea, töö on kiskunud sinna, elukaaslane kutsunud sinna ja nii edasi, et näed, siis sinuga ka selline värk. See ei tähenda seda, et sinna peab elama jääma, aga alati 7 areneb siis, kui tal tekib mingi teatud selline kriisisituatsioon, siis alati selline nagu kolimine või elukoha vahetus on väike kriis meil, sest me ise tekitame selle, 7 on väga osavad ise tekitama endale selliseid väljakutseid, siis nad pusserdavad seal ja jälle saavad hakkama. Ehk siis nüüd oli nii huvitav, kuidas sa, Ain, ütlesid ka, et ehitusega on nii nagu on. Et nii ongi, et aga 2025 on üleüldse meile kõigile väga tugeva sellise mõjuga nagu number 9, nagu ma ütlesin. Aga nüüd, kui läheks veel tagasi, lähme tagasi Ainu. Sorry, et ma ütlen Ainu, kuidas sulle ütelda? Aini, eks ju, pigem Aini. Aini vist peaks olema, jah. Jah, et Aini. et Aini selle edukuse koodi juurde, siis tal on see number 4 seal, et kui te nüüd mäletate, siis alles ma panin ülesse, siis kellel võiks olla selgelt nägemise sellised võimed, ehk siis selgelt nägemine on väga lai mõiste. Ma ise nagu pean seal kõige rohkem sellist tugevat intuitsiooni ja sa ütlesid, Ain, et sa oled juba vanuses poiss kah, et mis vanuses sa praegu oled? 5-9. 5-9, näete. 5-9. Poiss nagu pliiats, et teab, kuidas asjad käivad. Ehk siis mina olen tähele pannud niimoodi, kellel on siis edukuse koodis näiteks 4, 7 ja 9 ja Ainil on siis nii 7 kui 4 olemas ja need on väga intuitiivsed numbrid ja need hakkavad tavaliselt siis reageerima või töötama ka meie kasuks vanuses 45 ja pluss. Et sina oled ka katsetanud erinevaid asju ja näiteks number 4 keskel seal edukuse koodis viitabki sellele, et sulle sobib väga hästi see ehitus. Aga olgem ausad, siis ega elust tulevad muutused, energeetiliselt me ju ka muutume kogu aeg, tuleb seda mõistust ja kogemust juurde. Ja praegu see, et sa ütlesid, et numeroloogia on sind ka huvitanud juba umbes aasta tagasi, et kuidagi see seen on sinu ellu tulnud, sa oled teinud oma elus ka teatud perioodil mingisuguse täieliku muutuse ja rohkem nagu süvenenud siis sellesse enda kehasse, oma tervesse mõistusesse ja üleüldse sellega tegelenud, et nii nagu sa ütlesidki, et toitumine, lihast loobumine.
mina ise söön liha, et siin oli, tegelikult oleks nii huvitav küsida, et miks sa loobusid, mis sind sinna viis, et ma olen ka kuulnud erinevaid versioone, aga ma ei tea, kuidagi linnuliha ja kala on minu jaoks nagu mega super, et ei taha üldse nagu seda isegi mõelda veel. et, et eks siis see, miks ma seda kõike räägin, siis minu meelest on nii huvitav, kuidas Ain räägib siin oma jutte ja kuidas see 7 ja 4 nagu väga hästi töötavad, et on ka need teised numbrid 8, 1 ja 2, et vaatame, mis siit välja veel koorub meil. Et aga näiteks see, et jah, kuidas sinna seene juurde sa ütlesid, et ööga tuli teil jutuks, aga see, et kuidas sa oma tervisliku eluviisini jõudsid, et ja see, et lihast loobumine, äkki räägid sellest, et võib-olla see on nagu hästi hea eeskuju või selline väikseid mõtteid annab meile kõigile, kaasa arvatud minule. ja selle lihaga on nüüd niimoodi, et sellega see ei olnud isegi nagu meelega tehtud, on ju, et see tuli nagu ise kuidagi minu juurde. Ja noh, kui üleüldse nagu tegelikult, kuna ma olen nagu noh, ma olen siis nagu pikalt olnud ehitusel, on ju, eks ole, ja see, mida ma seal tegin, on ju, see oli nagu füüsiliselt nagu mega raske, on ju, ja ma olen nagu kogu elu ennast püüdnud nagu vormis hoida, et nagu niisugune jõusaal on nagu mulle nagu väga südamelähedale ja ma käin ka praegu seal noh, ikkagi nagu põhimõtteliselt iga päev ikkagi. Ja siis ja nüüd ma ikkagi nagu olen tundma hakanud, et ma või noh, hakkasin tundma siis, et mul hakkavad need kuidagi nagu tükid küljest ära tulema, on ju, et noh, kaua sa nagu rassid, on ju, et sa nagu ei, noh, universum annab märke, on ju, et mees, et vaata nüüd, võta see pass kätte ja vaata, on ju, et sa võid nagu võimelda siin, kui palju jaksad, on ju, aga see ei ole nagu lõpmatus. Ja siis ja sellepärast olen ma nagu ka hakanud nagu neid asju nagu rohkem vaatama ja siis selle lihaga tuli nüüd nagu selline asi, et aasta tagasi ja noh, see, et õde on mul tegelikult sündinud 7-7, on ju, eks ole, nii et noh, et ka mitte nagu selline siis nagu võimalik ka, et annab mingisuguseid juhtnööre seal. Must küll 20 aastat noorem, aga eks ma natukene ikka kuulen. Ja sellega siis ühesõnaga sellele õel eelmine aasta tagasi, detsembris sai tal tütar 12-aastane nagu õnnetult surma. Ja ma läksin sinna matustele ja minu proua naine siis tahtis, tema kaasa ei tulnud, aga et tema taimetoit on olnud väga-väga pikka aega, seal on mingi 17 aastat. Ja siis ühesõnaga, et ma tooks talle vegetatiivseid neid verivorste, mustaste vorste siis. Ja mõtlesin, et võtan omale ka neid tavalisi vorste. Ma ei ole nagu mingisugune fänn, aga mõtlesin, et võtan. Ja siis ma läksin sinna kassasse ja vaatan neid seal korvis, on ju, ja ma tunnen, on ju, et ma ei taha neid vorste. Ma lihtsalt ei taha neid vorste ja ma viisin nad sinna riiulisse tagasi ja minu lihasöömine oli lõppenud. Et ma nagu, mul ei ole nagu mitte mingisugust tahtmist liha süüa. Absoluutselt mitte mingisugust. Kalad ma söön. Aga noh, mitte nüüd igapäevaselt, aga jah, et selline vaat niimoodi, et nagu, et kuidas need kõik need asjad tulevad tegelikult nagu nad tulevad kusagilt. Jah. Ja, et ma nagu mitte mingil juhul ei hakka nüüd ainult kellelegi, ma ei olegi rääkinud kellelegi, et oi, et ära liha söö, eks ole, et siis on nagu kõik hästi, eks ole. Iga inimene teeb nagu ta ise tahab, eks ole, et see on nagu inimese enda teha, on ju. Aga jah, et see, kuidas nagu lihtsalt, nagu sa räägid seda kutsika nina sinna kuse sisse panemist, on ju, et see on ka, et see täpselt see universum nagu näitab sulle, on ju, eks ole, et kuidas sa nagu nüüd sa lihtsalt, kas sa teed või sa ei tee, on ju, eks ole, et need märgid on sul siin ja seal, on ju, eks ole, ja siis noh,
kui sa ei saa aru, siis sa saad kuidagi räigemalt aru, onju. ma olen ka seda et meelt. jah, et vot. See on selles suhtes nii huvitav, sa ütlesid praegu nii hästi, mulle meeldis see, et kui me ei saa aru, nii nagu ma räägin, et see 2025, et teate, kas teile meeldib või teile ei meeldi, kui midagi on vaja lõpetada, siis te peate lõpetama ja kui te ei lõpeta, ma olen ise ka lahtise küna ees siin kogu aeg teatud asjadega ja niikaua, kui endale siin keerutad ja valetad, siis lihtsalt sulle antakse varsti märku, et siis on nii. Et ükskõik Mhm. mis asi see siis ka ei ole, lihtsalt võetakse matt jala alt ära ja öeldakse, et kui ei saa aru, siis paneme aru saama. Et selline jah, huvitav. Et aga vaata, kui põnev, et energeetiliselt jällegi, no mulle meeldivad sellised märgud ja märguanded, sest tegelikult märke me saame ju läbi elu kogu aeg. Iseasi, kui energeetiliselt valmis me oleme seda nagu vastu võtma, et me saame ju niikuinii seal juba 18-aastaselt, 20-selt, mida iganes, aga siis ju enamjaolt on selline, tead, mina ja maailm ja selline nagu fa-fa, sõrmed püsti, ei näe mingisuguseid märke. Vähemalt minu puhul oli see niimoodi, et kuidagi intuitiivselt ikka tajud, aga see on küll huvitav, et ostukorvis sul just selline nagu märkamine tuli. Aga läheks sinna seene juurde tagasi, sellepärast et minul ikkagi tuli täiega nostalgia ja siis kuidas sa mulle kirjutasid selle seene kohta, äkki ütled selle armsa lause, seepärast et ma pidin selle lause 2 korda lugema enne kui ma aru sain. Mis ja selle, noh, me siin nüüd suhtlesime nagu tänu sellele, et sellele kokkusaamisele siis ja, ja sa ütlesid, et ma läksin nagu minema ja sa ei saanudki nagu omale nagu pudelist seda kaasa, on ju, eks ole, ja siis mul jaa, tekkis nagu ebamugav tunne, on ju, eks ole, et noh, et võib-olla sa väga tahtsid, on ju, et noh, et aga siis, et okei, aga et ma siis kirjutasin sulle, et kuidas, et nüüd on selline asi, et kuidas saab sinu seen minu juures sinu purki, et, jaa. et sa siis saad ise seda kasvatada ja juua palju kulub. Ja et selles suhtes, et nii armas ehk siis, aga räägi nüüd mulle sellist asja, kui ma nüüd tulen oma purgikesega, kuidas toimub see andmine, et näiteks siin meie seas on ka inimesed, teate, vaata, kutsungi nüüd üles, me nüüd jäime nii sinuga lobisema, aga teie, kes te nüüd kuulate, vaatate, kirjutage palun kommentaaridesse seda, et milline kogemus teil on selle teeseenega. Noh, nii nagu ma ütlesin, minul on elus ta olnud 2 korda ja ma mäletan, sattusin väga hoogu sellest, aga siis seda joodi, teate, nagu ikka käest kätte anti seda ja lihtsalt peab meeldima või lihtsalt, et meeldiski, ta on nagu kalastusjook. Et milline kogemus teil on, kui palju keegi teist sellega tegeleb ja kas on võib-olla keegi, kes on mõelnud, et tahaks, aga ei tea näiteks, kus saab sellist asja. Ja nüüd lähme siis tagasi, et aitäh, kui te kommenteerite siia, et Ain tuleb ka ise, vaatab siia ja ka aitab kaasa vastu kommenteerida, on ju, Ain? ja Et ja siis, kui nüüd mina tulen siis sinu purgikesega, enda purgikesega sinu juurde, kuidas see, kas seen annab mingeid lapsi seal või kuidas see asi nagu toimub selle seenega, et mis see seen teeb purgis üleüldiselt? Kas ta paljuneb väga kiiresti või kuidas see toimub? Räägi kõigile meile. ei, sellega ikkagi läheb aega, et aga seal saab, kuna ta on selline kihiline, Mm. siis, siis nagu saab neid kihtisi, noh, neid pealmisi kihti ära anda ja alla tuleb kogu aeg lisa juurde. aga noh, ega ta nüüd mingi kiiresti ei kasva, aga seal on ka nagu veel sellised võimalused, et kui ta panna lihtsalt seene, noh, see tee siis nagu sinna kuskile väiksesse purki ja põhimõtteliselt nädal aega ta lihtsalt seisab seal ja siis on juba selline õhuke seeneke juba seal peal. Et 2 nädalaga on juba niisugune korralik, niisugune võib-olla niisugune pea sent äkki või niimoodi, et ta paljuneb ka niimoodi, et ta on nagu suht, noh, ta on jah, selline asjalik tegelane, aga jah, muidu nagu selline tavaline on jah, et nagu neid kihte võtta, et sealt kas on, eralduvad kergesti. kas ma sain praegu Et, õigesti aru, et ja näita seda seent, milline see välja et see on näeb? nüüd, et ma ei tea, kuidas siin näha on, et siin on nagu On hästi.
et selline, noh, praegu on ta selline 2-3 senti, et siit saab, noh, siin on mul suurem vend on veel teises toas, et ja mul on mõned väikesed sellised, üks on selline, see on nüüd, no siin võib-olla ei paista, siin on hästi õhukene, see on nüüd mingi selline nädalajane, aga ahah, siin põhjas on kuuseokkad jahvatatud nagu, et niisugune C-vitamiini pomm, ahsah, nüüd läks küll vaatame, huvitavaks. vaatame, mis sellest tuleb, et sellel on lõhn on juba selline, ma nagu ükspäev nagu mekkesin natukene, et see maitse oli nagu väga hea, aga lõhn on minu arust nagu sihuke fantastiline, Siis see, kus kuuseokkad on sees või? no ja siin on nagu, eks neid võimalusi on palju ja saab eksperimenteerida ja nii edasi, aga mida ma veel teen, on selline, ma fermenteerin nagu, noh, see seen on ka nagu fermenteerimine, et ma teen nagu sellist salatit, et seal kapsad, värgid riivin jämeda riiviga ära ja panen kuskile purki või kaussi või mis iganes ja panen seda seene teed siis sinna kallan, on, eks ole, et ta tõmbaks selle fermenteerimise nagu noh, kiirelt käima nagu, on ju, panen selle purgi radika peale ja selline üks ööpäev siis võib juba mekkima hakata, sellepärast, et kuna see, noh, sinna igasuguseid vürtse peab panema raudselt nagu, et köömned ja fenneliseemned ja siis võib-olla seal pipart ja nelki näiteks ja siis noh, võib-olla seal mingi 50-100 grammi seda teevett ja see on nagu, tead, see on nagu magustoit, suhkrut ma ka ei söö. see on ka veel jäänud nagu ütlemata, aga seal on jah, tõmbab nagu ta nii ilusasti käima, on ju, ja siis, kui mul on nagu niisugune, tuleb tahtmine nagu midagi suhu pista, siis ma võtan seda sealt ja see on niisugune, see on nagu väga-väga mõnus, et hästi-hästi maitsev asi. Ja poolteist päeva, siis ta on nagu täiesti valmis, siis võib külmkappida panna ja sealt siis võtad mida tahad. Kas on nüüd, oota, nüüd ma küsin siis küll maakeeli, nüüd läks juba väga huvitavaks, mina olen selline väike suhkrusõltlane. Siin silmaalused on mul punased, ma räägin teile kõigile, et seda on märk, et ma olen šokolaadi söönud, nii et alati on vahele teile ka. Et oota, kas see siis, oota, mis sõna see oli? Fragmentimine, oli või? Fermenteerimine. Mis asi see tähendab eesti keeles, siis väga maakeeles? See on, no see on kääritamine. Okei. Ja siis sa saad sellest asjast, siis sa saad sellise mõnusa mingi näksi, et kui sul tekib maguseisu, siis sa lihtsalt paned selle suhu või? Näksimisseisu? See on mul nagu ise tulnud, on, et ma tegin seda ja kuidagi nagu, noh, ma ei tahagi teda nagu mingisuguse toidu kõrvale võtta või niimoodi, on, et kui ma tulen trennist, siis on nagu väga hea, siis mul on nagu kõht tühi, siis ma võtan seda, siis mul hakkab see soolestik hakkab nagu mõnusalt tööle ja nii kaua siis, kuni ma nagu mingisuguse toidu omale siin sätin, on, eks ole, putrukeedal, mis iganes on, et siis nagu noh, nii kaua ta siis toimetab ja kõik on väga hästi, et selline asi. Ma hakkasin praegu mõtlema, no ikka blond, vaata, mõtled ikka omamoodi, et kuidas nagu lihtsamat vastupanu teed maguseisus näiteks lahti saada, et kas selline tee joomine aitaks ka sellele kaasa, sest minule väga meeldis see tee maitse, mis seal oli. Seda lihtsalt jänuga jõin ja see oli nii mõnus selline nagu karastusjook, et ma muidu eriti ei armasta ei fantasid, ei kokasid, aga see oli selline nagu tõmbasid sõõmu sisse, natukese aja pärast juba tahtsid uuesti nagu võtta. Et see võiks ju võtta sellise näksimiseisu ka ära või sellise maguseisu äkki. Ütle jaa lihtsalt, seepärast siis ma juba olen nagu poole võidu peal. ja loomulikult see nagu, eks ta, noh, selles mõttes, et ta on ka nagu, ta on hästi puhastav, see seen. Et nagu kõike seda jama jääb sul välja, on, eks ole, ja tänu sellele ta ju on kasulik ka siis
neerudele ja noh, üldse kuseteedele ja nendele igasugustele kividele ja värkidele ja mis seal on, eks ole, et ma väga nendest asjadest ei tea, aga noh, mida tean. Et jah, et kas ta nüüd jah, sul nagu, kas seda isu nüüd päris ära võtab, on ju, seda ma ei tea, aga no, ma ikkagi arvan, et kui ta on sul nagu käepärast ja kui sa nagu, sa lihtsalt vahetad ühe asja teise vastu, on ju, et ja nii ongi, et see on nagu nii, et öeldakse, et kui sul on magusa isu, et siis võta sõõm vett, vaata, aga siis ikka nagu justkui jääb nagu midagi veel puudu. Et aga minu meelest sellel teejoogil oligi, seeneteejoogil, tal oli just see, et nagu keele peale tuli selline mõnus mekk ja nagu justkui kõht tuligi nagu niimoodi kohe täis, et natukene siis gaasivärki ka seal sees. Aga mul tuli ja tead, see on, kui just sealt nagu, kui on see kraaniga purk, et just, kui sa sealt lased nagu on, et siis ta ongi nagu selline, ta on ikkagi kihisev jook on ju, et selles mõttes on ta nagu ja väga okei on, eks ole ju. Aga selle magusa ja võib-olla vaata see salat on, eks ole, et niisugune, see oleks võib-olla niisugune, et kui sa tahad nagu mingit ampsu võtta, et vaat see võib-olla sel puhul oleks jah, see salat võib-olla, et on nagu, noh, mina võtan nagu on, eks ole, et kui vahel on isegi õhtul on, et kui nagu, no tahaks midagi on, aga noh, jah, et siis see amps nagu on niisugune, see on nagu mõnus. hullult huvitav. No siis ma küsiks nüüd järgmisena, et kui ma nüüd tulen oma purgiga sinu juurde, kuidas sa selle mulle annad, kas ma peaksin ise purki juba mingi tee valmis tegema ja milline see tee peaks olema? Et ja üleüldse jah, räägi enne see protsess ära ja siis tahaksin teada ka sellest, et kuidas ma temaga nüüd edasi hakkan siin käituma, sest ma arvan, et teie seas siin on palju, kes tahavad seda nüüd kuulda, kes tahaksid ka endale seent soetada. Et räägi nüüd see ka ära sellisele blondile tüdrukule. Ja ei, sa ei pea midagi tegema selles noh, seal ei aita paljast sellest seenest, vaid peab olema ka seda seenevett siis natukene või siis seda teed natukene selle seenega kaasas. Et noh, mingisugune väike kogus on ju. Ja siis teed sinna, noh, sul vist, ma saan aru, on ka vist sellised kraaniga purgid, on üks selline. noh, teed sinna sellise 2,5–3 liitrit seda vedelikku nagu, noh, tähendab, keedad kange tee ja kas siis must tee või roheline tee või valge tee või mis iganes tee on. Noh, pärast hiljem sa võid seda seal maitseid panna veel ja mingeid asju on. Aga noh, jah, must on niisugune, noh, hästi jääb selline tummine mustast teest. Aga noh, seal on nüüd oluline on see, et ja siis teed ta nagu sellise ja magusa joogi 3 liitri peale, ütleme niisugune 150–200 grammi suhkurt. Selle suhkru pärast ei tasu muretseda, kuna see käärib siis eesti keeles. Ütle eesti keeles. Ja, et nädala aja pärast nagu, ega seal nagu mingisugust see suhkru sisaldus on nagu nii minimaalne, et kui seal üldse on, et seda isegi kasutatakse, et noh, tähendab, ma olen uurinud seda ja nii palju, et mitte kuskil ei öelda, et diabeet on nagu, diabeedi puhul on ta nagu vastunäidustatud, et ta ikkagi, et seda on nagu päris palju, et ka diabeedikud võivad nagu seda juua. Aga noh, eks seal võib-olla, noh, eks seal on mingisugune oma värk, et nagu võib-olla tilkhaaval hakata seal proovima seda, kas nagu, ja ka üldiselt ta nagu võtab seda veresuhkrut nagu madalamaks, et nagu noh, selles mõttes nagu kõik okei. Aga nüüd edasi sealt, et teed jah selle, ühesõnaga tuled minu juurde, ma annan sulle selle seene sinna purki, annan sulle sinna vedelikku ka natukene ja siis lähed koju, sa võid selle kodus juba enne valmis keeta, aga sa ei pea seda nüüd transportima edasi ja siis kallad selle lihtsalt sinna seenele peale. Ja noh, ainult üks tingimus on,
on nagu, mida nagu ei tohi unustada, on see, et ta ei tohi olla kuum, see peab olema Mhm, nagu täiesti maha jahtunud, et no või niisugune soe on, mhm. aga mitte mingil juhul kuum ja ei tohi olla nagu, et suhkur peab olema ka korralikult segunenud, et ei läheks neid Tükkis. suhkru nagu siis kristalle sinna peale, et see nagu, et kuna see seen on nii õrn, on ju, et siis ta nagu noh, ta ei mõju sellele seenele nagu hästi, need Mhm. kristallid, et korralikult segunenud. Ja siis ei olegi midagi, siis ainult ootad ja marli või no ükskõik mingi asi peale, on ju, et siin on mul see kohvifilter, et ma nägin, et keegi selle Aa, tegi sellega kummiga lihtsalt kohvifilter on peal ja täitsa õhku saab, on ju, see on mõte. ja ta peab õhku saama ja see, noh, ma olen aru saanud, et ta kaetud peab olema sellepärast, et vaata muidu Putukad tulevad. need igasugused äädikakärbsed ja need siuksed on, eks ole, võivad Mhm. hakata seal mingisuguseid asju tegema, et neid eemale hoida. ja, ja nii ongi, et head isu või, või ma ei tea, Head kuidas seda joomist. siis, head Jah. joomist, jah. Aga näiteks siis, kui ma nüüd tulengi su juurde selle purgiga, on ju, siis ma teen selle oma tee valmis. Ma kindlasti siis veel küsin, et või tegelikult sa võid praegu ka seda uuesti ütelda, et mis koguse peale, kui palju suhkrut pidi panema? Kui teed et liitri või 2 liitrit, jah? 3 liitri peale, ütleme 3 liitri peale paned 200 grammi, noh, seal, no ma proovin nagu seda, püüan nagu seda võimalikult minimaalse hoida nagu selle suhkru on, eks ole, et see võiks isegi võib-olla olla selle 160 või kuskil nagu selle, ütleme 160, 200 vahel. Kui sa nagu väga vähe paned, siis ta võib-olla, et ei hakka toimima. Kui sa Mhm. nüüd ühe teedusega ja paned selle 3 liitri peale, siis ilmselt ei juhtu midagi, on ju, eks ole, et siis see seen sureb nälga Ja, lihtsalt, ja. aga jah. Aga siis, kui palju see näiteks 200 grammi, ütleme 3 liitri peale, kui palju see supilusikates on? Oskad ütelda või? Oi, ma ei tea, aga mõõda mingisuguse Ja, mul teeklaasiga on, näiteks või. mul on mõõdik olemas, lihtsalt ma mõtlesin, et ikka nagu veel lihtsamaks teha seda. Võib-olla keegi Ja praegu ei, jookseb, pani pausi peale ja juba jookseb tegema. et lussikatega võib olla see lugu, et võib-olla, et seal kõik ei ole kenasti täis, seal läheb lugemine sassi või mis iganes, on ju, et nagu lihtsam on jah, kasvõi mingi teeklaasiga, et nagu, et ei pane seda klaasi nüüd päris ääreni täis, et jätab see natuke pealt puudu. Kas on vahet, Suhkur on suht raske. kas on vahet ka, kas on see valge suhkur või pruun suhkur? No Mida sina pruun on kasutad? nagu tervislikum, aga kuna ta nagu siis käib nagu kõik läbi seal on, eks ole, et mina ei tea, mina kasutan valget suhkrut ja ma olen kuulnud ka või noh, selles mõttes, et on nagu läbi käinud, et nagu, et peakski olema nagu valge suhkur on ju, et aga Mhm. noh, ei tea. Peab Ja ma katsetama. olen no, ja mesi nagu on ka niisugune, et mida nagu soovitatakse mitte panna, kuna nagu see tõmbab nagu selle, kuna mesi on ise nii võimas, et ta võib nagu seda seene käimist hakata nagu pärssima, on ju. Mm. Et siis ta nagu noh, et ei panna, aga ma olen pannud mõned korrad ja mina ei tea, nagu käib ilusti ja kõik on nagu vinks-vonks, aga võimalik, et nagu siis neid vitamiine ja asju on seal nagu vähem või noh, ma ei tea, Mhm. eks ole. samas jälle, kui on nagu mao ülihappesus, et siis ta on nagu vastunäidustatud, see seen, noh, aga mul on olnud nagu põhimõtteliselt kogu elu see ülihappesus. Noh, täna mul seda nagu tundub, et ei ole, aga niisugune asi on siis, et nagu, et meega nagu noh, joomise ajal nagu panna mett sisse, et siis võtab nagu väheke seda hoogu maha, on ju, eks ole, et siis nagu tasapisi võib hakata proovima, on ju, eks ole, et lõpptulemus peaks olema ikkagi nagu niisugune, et ta nagu hakkab nagu pigem ikkagi ravima seda, et. Kuidas aru saada, et on maohüli appelisus? Kuidas inimene no tunneb ennast siis ilma arsti juures käimata? selles mõttes, et sa ei saa, vaata see ongi nüüd see fermenteeritud, millest ma rääkisin, sellest, Mhm. et ma panen kapsast, porgandit, peeti, mis iganes asju on, eks ole, sibulat, küüslauka võib panna.
et ma ei ole tegelikult, mulle tohutult maitseb hapukapsasuppe Mhm. ja ma ei ole eluaeg saanud teda normaalselt süüa ilma nagu mingi, võib-olla lõpuks oligi see juba mingi hirm, eks ole ju, et mul hakkab kohe kõht valutama. Et mul ja hakkab kohe niimoodi, eks ole, et mitte, et ta nüüd valutab ja on kõik, eks ole, vaid ta jääbki mul valutama. Et, ja et see on märk siis. ja et nagu see oli nagu noh, et nagu noh, siis ta läheb veel appelisemaks nagu see. Ma saan mõttest, saan aru. Ma mõtlesingi, et kuidas sa Ja. nagu inimesena no kuidas sa ise tunned oma kõhus, et sul on nagu ülihappelisus, et väiksed indikaatorid. Noh, et siin, eks seal on muid asju ka, et aga see on kindlasti, et nagu, et kui sa nagu veel midagi hapumat võtad, noh, siis ta läheb nagu veel nagu hullemaks, on ju, gaseeritud veed ja kõik niisugust, noh, eks ta on niisugune paha asi, eks ole. No ma ütlen, täna ma nagu ei tunne midagi ja seda fermenteeritud, seda kapsavärki siis on ju, sellega ei ole nagu mitte mingisugust probleemi, et sellega nagu, seda ma söön ja kõik on nagu nii okei, et põhimõtteliselt sa ise näed seda, et see teeseene joomine on kuidagi ikkagi aidanud väga palju, ütleme selle lühikese ajaga juba, et tunnetad, et muutusi on toimunud organismis. Ja loomulikult. Ja, et vaata kui huvitav. Ehk siis nii, et mina tulen purgiga sinna, sina kallad siis sealt mingisugune teatud kihi, no tulen oma seenele järgi ühesõnaga siis sa kallad sealt mingi teatud kihi, võtad sellest seenest, annad mulle koos selle oma teejoogiga, on ju, et ta nälga ei sureks nüüd siin väikse vahemaa peal. Ja siis minul peaks olema juba see valmis, see vedelik siin kodus juba jahutatud, siis ma kallan lihtsalt selle talle juurde. Kaua läheb tal aega umbes, et ta saaks juba sellise mõnusa joodava, sellise hapendatud või kuidas ma ütlen, kääritatud sellise joogi, et mida ma saaksin juba juua. Kas ta läheb mingi päev umbes, ütleme, kui ma nüüd 3 liitrit teen, noh umbes. Ei, seal nagu minu arust, vaata selle seene, minu arust see seene, mida ma olen nagu tähele pannud, et see seene paksus ka ei loe tegelikult, on ju, et kui sul on nagu poolesendine või noh jah, ütleme poolesendine, on ju, eks ole, või siis on ta nagu 2-sendine, on ju, eks ole, seal ei ole nagu palju vahet, on ju, eks ole, ta ikkagi nagu kääritab selle nagu enam-vähem sama ajaga. Aga kokku läheb, noh, niisugune, ma arvan, et ikka niisugune mingi 5 päeva, siis tasub hakata nagu mekkima, on ju, eks ole, et aga pärast, kui sul see asi nagu käima läheb, on ju, siis sa saad nagu mitme purgiga opereerida, on ju, eks ole, et sul on nagu kogu aeg see, et mul on ka teine purk on nagu palju suurem, siis ma kallan sealt teisest purgist nagu siia kraaniga purki ja niimoodi nagu käib see asi, on, eks ole, et noh, lihtsalt see kraaniga on nagu mugav, on, eks ole, sealt lasta omal nii palju, kui sa... Vaata kui huvitav, nüüd ma just ütlesin, Ainiga rääkisime enne eetriväliselt, et millal ma oma seenele järgi lähen. Ma ütlesin, et mul on praegu nii kiired ajad, et ma tulen äkki siis seal detsembri keskel, siis nüüd ma praegu mõtlen, et sa ma tuled varem. mõtlesingi praegu, et no mis siis on, kogu aeg ikka keerutan, et ma tulen varem, las ta siis toimetab seal, sest ega taga ju midagi nagu hullemaks ei lähe, kui ütleme, sa ütlesid 5 päeva pärast saaks teda juua, siis kui ta seal on juba 6, 7, 8 päeva, siis seda nagu võimsamaks ta ju läheb, aga kas on see lugu ka, et kui ma nüüd nagu näiteks teda vahepeal ei joo, kas ta võiks nagu minna täiesti koduveiniks, ütleme siis võib-olla üks äärmus või ta ikkagi hoiab mingit oma stabiilsust? Ja ta läheb äädikaks nagu, et selles mõttes, et ta ei lähe ei kannata veiniks. juua. Nagu, ta läheb jah äädikaks, aga kui sa tahad ta nagu selles mõttes, et jätad seda, sa ei joo enam, jätad sinna seda vedelikku natukene ja see seen on ka seal, on, eks ole, ja paned ta kuhugi kappi ja lihtsalt seal mingisuguse aja tagant valad seda nagu vähemalt, noh, mingi tilga sa pead jätma, paned natukene seda teed ja suhkurt ja las ta olla seal, on, eks ole, kui sa nagu jah, ei taha juua, on. Muidu ideaalne niisugune, noh, praegust oli nagu see 5 päeva, on, et sa võid nagu seal mekkima hakata. Muidugi, mida varem sa hakkad, seda rohkem sa saad seda suhkrut sealt, on, et kui mida, ütleme, 7 päeva on niisugune suht ideaalne aeg juba, on, eks ole, et siis on see suhkrut seal enam-vähem ikkagi kadunud.
midagi seal on, et seal niisugune 7-10 päeva vahel on nagu niisugune, et siis ta on nagu hästi hea, on, eks ole, et mingi mm. noh, kui hakkab sellest 10 päevast juba üle minema, siis ta või ütleme 14 2 nädalast hakkab üle minema, siis ta hakkab nagu ikkagi suht hapuks minema. Mm -hmm. aga noh, siis võib ka nagu teda meelitada seal, nagu teed lihtsalt seda natukene niisugust suhkruvett kallad lisaks ja jälle tõmbab nagu madalamaks või noh, igati moodi on, eks ole, et eks see niisugune proovimine ja katsetamine on Mm -hmm. jah, et aga kui noh, selles mõttes, et kui sa saad nagu sellise ideaalse koguse siis 2 või 3 või mis iganes purgiga on, eks ole, et ja sul on nagu pere seal, siis ütleme seal mingi 5 inimest on, eks ole, et kui palju nad seda tahavad või joovad, on, eks ole, et alguses muidugi juuakse võib-olla hullupeaga, kuna ta on hea maitsega. ja kui sinna nüüd jah, veel mingisugust näiteks sinna tee, siis keeta ma olen melissiga proovinud näiteks, et see nagu tegi nagu nii mega hea maitse, on ju, et vot siis ja kui oleks nüüd palav ja suvi veel, on, eks ole, et Mm -hmm. siis ilmselt läheks seda ikkagi väga palju, on ju, issand, kui huvitavad ideed. jah, Aga mul on selline küsimus veel, et aga see seene, seda teeseent peaks hoidma tegelikult ju kuskil toasoojas, eks ju. Et, jah. et ta siis toimetaks, aga siis, kui on seal näiteks, ütlesidki, et see 7. päev on juba ideaalne, siis saaks teda ju villida kasvõi noh, kraaniga sinna eraldi purki ilma seeneta ja teda võiks näiteks säilitada siis külmkapis, et kui tead, et lühikese aja jooksul lihtsalt jood nagu ta ära. Saan ma õigesti aru? Mm -hmm. Ja et seda veel tehakse veel sellist asja, et pannakse pudelitesse ja külmkappi on, eks ole, külmkapis ta siis tal nagu see Protsess jäi käärimine edasi jääb ja ja see jääb seisma nagu on, et siis ta nagu, et seal on noh, ma teen oma selle salatiga ka niimoodi, et ma noh, ta on mul soojas on, eks ole, niisugune noh, jah, see toa, mis see Soome toasoojus on siin meil on, eks ole, et niisugune ikkagi soe on, eks ole, et ta käib siin väga ilusti selle soojaga, mm -hmm. aga jah, kui külmkappi, siis jääb seisma, Väga et huvitav. seal võib jah, Et niimoodi. siin ma nüüd näiteks küsiksin jällegi seda asja. No sul on muidugi siis ütleme numbri kombinatsioonides on siin väga palju numbreid, sul on siin 7, 8, 4, 1, 2. Isegi ma ei hakkagi neid rohkem edasi siin lammutama, seepärast et nüüd te olete ise kuulanud siin Aini tegevusi ja millega ta kõigega on tegelenud. Et aga nagu mega huvitav. Kuhu ma tahtsin nüüd jõuda, et ma nüüd küsin ühte asja. Jesus Christ, mul oli nii head mõtted ja vaatasin korraks su numbrite peale. Et kui nüüd näiteks, okei, mina sain sinuga läbi vestlusõhtu, saime siin tuttavaks Messengeris, aga kui nüüd näiteks meie kuulajate seast on ka keegi, kes on nüüd siin Soomemaal, et kas sa tahad ütelda, kus kandis sa umbes elad ja kuidas sinuga ühenduses olla ja kuidas see seene nagu üleandmine võiks siis toimuda? Et mina saan aru, et siin sa pakkusidki, et kuna me elame suht lähestikku teineteisele, et kas sa tuled minu juurde oma seenega või ma arvan, et ma tulen pigem sinna sinu juurde, tõstame ta sinna purki ümber. Aga kui nüüd keegi siin kuulajatest tahaks ka seda seent, et kuidas see transportimine õnnestub, kas peaks ikkagi füüsiliselt purgist purki minema või siis on veel mingeid teisi meetodeid? no, Kuidas sinuga ühendust saab no võtta? üldiselt on, kuidas? Kuidas No sinu ühendus selles ühendust? mõttes, jah, et mul on see nimi siin all, on, eks ole, ja mul on Facebook, et võib sinna nagu siis kirjutada. Et ma ei usu nüüd, et ma mingit niisugust lahkata mul siin püsti panen, on, et kuskil õues olen, on, eks ole, et seen saab külma ei saa nagu seista, on ju, seal selle seenega, et jah, et noh, siis võib jah midagi kokku leppida, on, eks ole, et noh, siin on muidugi võimalused on piiratud, aga noh, ma ei usu, et nüüd nagu see asi siin hulluks läheb, aga, aga jah, et eks teda käest, no eks siin on jah, kui nüüd võib-olla mõelda ja nuputada ja siis võib-olla, et kuidagi no selles mõttes, et netipoed ka müüvad, on ju, eks ole, mingi nipiga seda, aga ma ei kujuta ette, on ju, eks ole, et noh, kui külm on ju, eks ole, et siis ta võib ju seal võib-olla, et ei hakka pärast toimima, ma ei tea, on ju, eks ole, et kui ma jah,
ma nagu selle kohta ma ei oska nagu väga midagi öelda, et aga ma olen et Vanda ja Tikkurila, et siin ma elan ja et kui nagu et kes sealkandis on, siis need saavad sinuga ühendust võtta ja tegelikult on vaata, ja, me ju liigume siin Soome mastaabis suht palju, et selline nagu ütleme, pool tundi või tund aega sõita on ka köki-möki praktiliselt siin ütleme Soome mastaabis ja ikka me kuskil niimoodi kokku ristume. ja ma saan aru, et sa aeg-ajalt ikkagi sõidad ka Eesti vahet ja nii nagu sina said selle õe käest, et siis lihtsalt kontakteeruge ja nii nagu ma ütlesin, kommenteerige siia ka alla, et kes on seenega kokku puutunud ja siis ütleme selle popi nimega kombutša, minu meelest see ka mingi aeg nagu tohutult lõi mingisuguseid laineid siin, ma olen isegi pudelitest kombutšat ostnud erinevaid neid maitseid, aga ma ütlen siiski, et mulle täiega tuli nostalgia, siis kui sa tulid oma purgiga sinna, siis seal oli mõnusalt marlilapikene üle pandud, meil oli täpselt kodus samasugune. See oli nagu täielik totaalne nostalgia, saad aru, lihtsalt vaatad, vau, kui lahe. et mina kindlasti tulen su juurde oma purgikesega ja tuletan siis meelde, et kui te tahate Ainiga kokku selles suhtes leppida mingid asjad, et Ain on ise suht liikuv, arvatavasti tuleb vastu mingites osades, aga kõige parem on ikkagi, et leppige Ainiga kokku, et millal te siin Tikurila ja Vanda kandis olete. ja ma saan aru, et see seen on ka selline, et teda tõesti nagu paljaks teha ka ei saa, et lihtsalt tuleb lasta seenel natukene kasvada ja jälle sealt mingi kihikene saab jälle antud, et tuleb neid asju nagu ka läbi mõelda, et võtke ühendust Ain Uusküla ja ja et ma nagu selles mõttes, et kui nüüd, et need kaugused või mittekaugused inimesed, kes Eestis käivad, et enam-vähem ükskõik kus kandist nad siis Soomest sinna laeva peale lähevad või tulevad, eks ole, et siis, siis tuleb ikkagi üle Vanda sõita, et, mm, et selles mõttes on täpselt nii, nagu, saab asju nagu jah, niimoodi ka ajada, on, eks ole, et kui noh, jah, kui tahtmist on, siis jah, alati saab minule just, et ja minule meeldib. et selles suhtes, et minule väga meeldib see teevärk ja mina olen väga õnnelik, et sa tulid sellest rääkima. et Ain natukene küll mõtles, ma nüüd ütlen ikkagi kulisside taga ka, et no mis ma tast ikka nüüd räägin niimoodi, et noh, see on nagu see on ikka. siis mina tegelikult käisin peaaegu Ainile siis natukene poolvägisi peale, et ära nüüd niimoodi üksinda sussi sahista sealt, tule räägi ikka meile kõigile, mis see on ja nostalgia mõttes on see nagu väga hea meenutada jällegi seda ja muidugi mina olen väga õnnelik sellele, nagu sa ütlesid, et see aitab väga palju ka seedimisele, et väga paljud, kes teevad näiteks istumistööd või üldse seedimisega, on praegu väga paljudel ka mingisuguseid väljakutseid, et miks ka mitte seda võtta oma menüüsse juurde, kui näiteks niisama Fantat Cocat ei ja joo. tal on nagu need sellised rasva põletavad nagu siuksed funktsioonid on ka, on ju, et mina mul on noh, nagu ma ütlesin, ma käin jõusaalis on ju kogu aeg ma käin seal ja ikkagi nagu no ilmselt ka vanadusest on, on nagu selline kõhu peal nagu niisugune väikene kihikene võib-olla, mis ei peaks seal päris olema, võib-olla peaks. aga see seen on mul seda nagu vähemaks võtnud, on ju, ja ma tunnen isegi nagu kehas ka nagu, et see nahk ja lihased on siis nagu kuidagi lähedasemaks saanud, on ju, et nagu, et midagi ta on nagu siin nagu susserdanud mul siin, et nagu no niisugune jah, mul tundub, et nüüd ma tulen juba varsti su juurde, nii et tuleb kähku saada, hakata neid asju siin põletama. sa poiss kohe tead, kuhu rõhuda, ma ütlen. vaata, kui nojah, huvitav, et tänan. ma ei tea, Ain, et sai meil enam-vähem nagu kõik asjad räägitud, mis me rääkida tahtsime ja rohkemgi veel. see lõpuspurt oli praegu väga hea, nii et mul hakkas nagu nüüd väga kiire, et ma ei tule detsembri keskel, et ma lähen ikka natukene kiiremini nüüd sellele seenele järgi Mhm. et teie kallikesed, kes te nüüd kuulasite siin ja kui teil tekkis nüüd küsimusi, siis julgelt küsige, et ma saadan siis ka Ainile seda kindlasti edasi, kui Ain ise tähele ei pane, et tule siis Ain ka kommenteeri vastustele küsimustele. ja kõige parem on see, et siis võtke Ainiga ise ühendust siis Messengeri kaudu ja kellel ei ole nüüd Messengeri, siis kirjutage siia kommentaaridesse ja Ain tuleb, kommenteerib teile vastu ja siis küll te kuidagi ikka kokkuleppele saate, et kuidas te nagu ühenduses saate olla.
Aga äkki Ain ütled ka oma meiliaadressi igaks juhuks siia, et kui nüüd tõesti kellelgi Messenger ei ole, et vaata, Youtube on selline, et siin on palju inimesi, kes vaatab, aga Messengeri ka oma osadel ei ole. kas sa tead meiliaadressit ütelda ja, niimoodi kohe? ja mul on nagu nimi ilma vaheteta Ain Uusküla, aga Ü on siis Y nagu, et selles mõttes nagu Mhm. mitte ei ole Ü ja gmail.com. Okei, väga hea. Ehk siis Ain Uusküla ja Ü asemel on siis Y ja @gmail.com. Ja suurepärane, nii et kaks. nimi ühes ütis. Ja, suurepärane. Kaks varianti on olemas, kuidas saab tööenduses olla ja muidugi kolmas variant või siis ütleme number üks variant on see, et kirjutage kommentaaridesse, kuidas teil selle teevärgiga seal on, teeseenevärgiga ja kas tuli nostalgia mõte või tunne. Minul igastahes tuli. Aga egas midagi, aitäh, kallis Ain ja aitäh teile kõigile, et te siin olete, nii et peatse kohtumiseni uute Aitäh, podcastidega. aitäh sulle, Aitäh, et kutsusid. Aitäh, aitäh. tšau. Tšau, tšau.